Kujutage ette, et korteriga on kõik nagu autoga. Kosmeetiline remont on see, kui peseme auto puhtaks, teeme salongile tolmuimejaga ringi, vahetame istmekatted ja võib-olla värskendame veidi kaitserauda. Auto on sama, aga näeb korralik ja hoolitsetud välja. Korteris tähendab kosmeetika seda, et värskendame kõike, mida silmaga näeb. Värvida üle seinad, panna uued tapeedid, vahetada laminaat või linoolium, uuendada põrandaplaate, paigaldada moodsad põrandaliistud, pistikupesad ja lülitid. Mõnikord kuulub siia ka siseuste vahetamine, lihtsate pinglagede paigaldamine ning kerge sisekujundus, näiteks malgustid ja kardinad. Oluline on, et kosmeetilise remondi ajal me ei puutu korteri sisemust. Me ei vaheta seintes olevat elektrijuhtmestikku, ei tõsta radiaatoreid ümber, ei tee ümber torustikku, ega lammuta ega ehita uusi vaheseinu. Kõik jääb oma kohale, me lihtsalt viime elamise värskema ja korralikuma väljanägemiseni. Et oleks endal mõnus elada või et saaks korterit kenasti üürilistele, kaldkriips ostjatele näidata. Nüüd kapitaalremondist. Kapitaalremont on juba täielik kapotialune ümberehitus. Me ei värvi ainult pealt, vaid võtame konstruktsioonid lahti kuni aluseni. Korteris võib see tähendada vanade viimistluskihtide eemaldamist kuni betoonini, kogu elektrisüsteemi väljavahetamist koos uue elektrikilbiga, torude ja radiaatorite täielikku vahetust, seinte ja põrandate sirgeks tegemist. Sageli tehakse kapitaalremondi käigus ka ümberplaneerimine. Eemaldatakse või liigutatakse vaheseinu, ühendatakse köök elutoaga, suurendatakse vannituba kaldkriips VCD, visatakse pistikuid ja valgust sinna, kus neid enne puudu oli. Paigaldatakse uued aklad, uus välisuks, tehakse korralik heliisolatsioon, põrandaküte ja läbimõeldud valgustus. Asjad, mida pelgalt seinu üle värvides on väga raske saavutada. Kui on vaja korterit lihtsalt veidi värskendada enne üürile andmist, kuulutuste pildistamist või väiksemat müüki, piisab enamasti korralikust kosmeetilisest remontist. See on kiirem, odavam ja muudab esimese mulje juba tugevasti. Korter näeb välja puhas, hele ja elus, ilma vananenud rõnguta. Kui aga elamine on vana, pidevalt lekib midagi, korgid löövad välja, vannitoas on hallitus ja planeering on ebamugav, siis on kosmeetika nagu plaaster tõsisele haavale. Paariks aastaks läheb küll ilusamaks, kuid probleemid torude, elektri ja kõverate põrandatega tulevad ikkagi tagasi. Ainult et parandamine on siis juba kallim. Seetõttu selgitan klientidele alati nii. Kõigepealt hindame ausalt korteri seisukorda ja teie eesmärke. Kas plaarite siin pikalt elada, valmistate korterit ette üürile andmiseks või müügiks? Alles siis valime, kas teeme mõistliku kosmeetilise remondi, et kõik kiiresti ja soodsalt korda saada, või panustame ükskord kapitaalremonti, et järgmised 10–15 aastat ei peaks samade probleemide pärast muretsema. Meie firma ülesanne ei ole kallist varianti peale suruda, vaid leida mõistlik töömaht, kus saab kokku hoida ja piirduda värskendamisega, ning kus tuleb ausalt öelda, et ilma kapitaalse sekkumiseta läheb kosmeetika peale kulutatud raha lihtsalt raisku.